Vaatamata sellele, et käsil on väga varajane hommikutund ja õues on ikka parajalt külm, oleme meie voodist välja roninud ja tulnud siia Lõuna-Eestisse kohale selleks, et harrastada ühte spordiala. Ja see sport ei ole mitte suusatamine ega jooksmine, vaid hoopistükkis ralli ja täna ma sõidan koos sellise kokaga, nagu seda on Ants Uustalu rahvarallit. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma. Tere hommikust, Ants! Kuidas sul läheb, kui tohib küsida? Täitsin Tartus läbi just. Väga hea. Me oleme juba kohal ja juba kirjutame kaarti. Okei. Davai, näeme. Näeme, tšau. Tšau. Kordi külm on. No nii, Ants, nagu ma näen, siis sa oled kohale jõudnud. Mul on hea meel selle üle, et juba algus on nii-öelda tehtud võistlusele, aga mis meid täna ees ootab? No ees ootab siis sprint 1+1, kus siis on vaja ka sinu abi, kus sa saad lugeda mulle nooti, kuhu ma pean keerama ja millal keerama. 4 tundi oleme maganud, usume, et saame hakkama. No jaa, aga okei, üks asi on see, et mina loen ja sina sõidad, aga millega me sõidame? Et vaatame selle auto ka üle, et mis sa meile kohale tõid täna? Jaa, me sõidame siis tagaveolise BMW autoga, mis on siis originaalis 3.0 mootoriga ja rahvaralliks siis ette valmistatud. Amordid on teised, rool on teine, natuke nipet-näpet veel, et ega siin väga palju seda autot muuta ei tohi. Ja nagu näha, siis see on ikka väga luksuslik sportauto, sest siin on isegi stereo sees. Ja oleme ennast ära registreerinud, oleme võistlusnumbrid kätte saanud ja nüüd lähme tehnilisse kontrolli, kus siis vaadatakse üle meie auto, meie kiivrid, meie varustus ja tõenäoliselt antakse meile ka luba startida. Õige. Numbrid tähendavad vahemaid, P tähendab parem, 5 tähendab seda, et sõltuvalt ralli sõitjast, et mõne jaoks parem 5 on kiire kurv, mõne jaoks on vastupidi. No, tänasest võistlusest võtab osa ikka väga palju erinevaid sõitjaid, väga paljude erinevate autodega ja üks väga põnev klass on see, mida me nüüd oleme üles leidnud, nimelt Vana Mosse. Rain, räägi meile, miks just selle autoga? No, põhjused on tegelikult mitmeid, aga minu jaoks on see selline hingelähedane. Minu kõige esimene võistlus 20 aastat natuke peale tagasi oli just siukse oranži Moskvitsiga. Ma ausalt öeldes Moskvitsi kiidan on väga tubli. Toimib. Keskelt ja vasak 1. Segment, vasak 5 kitsale. Ja parem 2. 30. A1M Otepää talve sprint 2021 on selja taha jäänud. Üks tõsine tööpäev oli tegelikult, mis seal salata, et kuidas kokku võtad? Jaa, väga pikk ja algul olime võib-olla natukene sellised kompavad nagu kõik. Teine voor oli väga hea, 3. väga süütu viga ja 5 minutit hanges. 5 minutit? No ma arvan, et 5 jah, et üldiselt eks see talv tahab saada harjumust ja seekord olid need Otepää vallid kavalamad kui meie, nii et aga pole hullu, siit saab jälle paremaks minna. Just sellise toreda emotsiooniga lõpetamegi siis meie Antsuga täna enda päeva ja loomulikult kõik need 150 ja mõned võistled sinna pealegi, kes siis sellisest vahvast rahvaspordiüritusest osa võtsid. Jah, järgmine kord jälle. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma.